Talv oli Ukrainale raske. Vene pommitamised Ukraina energiataristule jätsid suure osa riigist nädalateks ilma elektri, kütte ja kanalisatsioonita külmal talvel. Aga Ukraina jäi ellu ja alustas 2026 aastad tugevalt. Või täpsemalt öeldes, kriitiline taristu südaval Venemaal plahvatas ja muutus üha kasvava kiirusega rusudeks Ukraina kaugrünnakute intensiivistumise tõttu. Põhjus? Uuendatud droonid ja raketid, tehisintellektil põhinevad juhtimissüsteemid ning uued parverünnaku taktikad, millega Venemaa vaevu toime tuleb. Vaatame siis, kuidas Ukraina geniaalselt parverünnaku taktikad külvavad kaost sügaval Venemaal. Kui jää hakkas sulama ja saabusid esimesed kevadised rohelised võrsed, suurendas Ukraina märkimisväärselt oma kaugmaarakettide ja droonide rünnakuid Venemaa energia, sõjalise ja muu kriitilise taristu vastu. 2025 aasta lõpus teatas Venemaa kaitseministeerium, et tulistab päevas alla 50-150 Ukraina drooni ja raketti. 2026 aasta märtsi keskpaigaks kasvas see arv mitmesajani päevas. Ukraina kaitseministeerium avaldab tavaliselt igapäevast infot öiste Vene rünnakute kohta, sealhulgas lastud droonide ja rakettide ning Ukraina õhutõrje poolt alla tulistatud objektide arvu. Venelased avaldavad vaid enda väitel alla tulistatud numbrid rakettidest ja droonidest, mida nende väitel alla ei tulistatud, ei teatata. On palju visuaalseid tõendeid, et üha rohkem Ukraina rünnakuid tabab sihtmärke ja põhjustab Venemaa sõjalisele ja energiataristule suurt kahju. Ukraina näib olevat suurendanud nii eesliini FPV droonide kui ka ugründe droonide tootmist. Selgelt on alustatud uute Flamingo raskete tiibrakettide ja kaugmaa FP2 ning FP7 droonraketi hübriidide seeria tootmist. Rindes juunel märgivad Vene sõjablogijad Ukraina droonide, nii GPS kui fiiberoptiliselt juhitavate FPV droonide suurt kasvu. Nad teatavad ka, et ukrainlased muutsid droonide juhtimise raadiolaine sagedusi, tehes suure osa Venemaa droonitõrje elektroonilise sõjapidamise seadmetest ebaefektiivseks. Ja venelaste jaoks teeb olukorra veel hullemaks see, et on nendele uutele droonidele lisatud ka 10 miilide võrra pikem lennuulatus. See suurendab oluliselt ohtu Vene vägedele, varustusele ja logistikale, isegi nende eesliinist kaugemal asuvates piirkondades. Venemaa püüab endiselt kohaneda sellega, et veebruari alguses kaotati ootamatult juurdepääs Starlinki süsteemile. See tekitas Vene sidepidamises kaose ja aeglustas oluliselt Kagu-Ukrainas pealetungi, mis oli hoogu kogumas. Võimalust ära kasutades on uus Ukraina droonirünnak peatanud Vene pealetungid suurtel rindelõikudel. Uued droonid ja nende kasutamise taktikad on olnud olulised Ukraina vasturünnakutes Dnipropetrovski ja Zaporižja piirkondades. Uuendatud droonid, paremad elektroonilise sõjavastased omadused ja uued taktikad on aidanud lahinguvõite saavutada. Mõju paistab eriti välja Ukraina üha sügavamale Venemaale ulatuvate kaugmaa rünnakute puhul. Sellistes olukordades põhjustab uus Ukraina taktika, autonoomsed drooniparved Venemaa presidendile Vladimir Putinile unetuid öid. Drooniparved, mis tuvastavad ja ründavad sihtmärke iseseisvalt, olid hiljuti veel ainult ulmefilmides. Täna on Ukraina need reaalsuseks teinud ja pidu alles algab. Ukraina drooniparvede tehnoloogia ei tekkinud muidugi tühja koha pealt. Tegelikult on seda tehnoloogiat arendatud juba paar aastat. 2024 aasta oktoobris teatas Ukraina strateegiatööstuse minister Herman Smedanin, et Ukraina kaitsetööstusettevõtted arendasid välja ja esitlesid drooniparvede tehnoloogiat. 7 meeskonda tutvustasid oma drooniparvede tehnoloogiat. Ukraina kaitseministeeriumi ja kindralstaabi esindajad vaatasid seejärel üle Ukraina tootjate võimekuse ning andsid soovitusi toodete täiustamiseks. Sellest ajast on vähemalt üks ettevõte tarninud töötavaid parvesüsteeme ja kiiresti laienenud. Ettevõtte nimi on Swarmer ja nende murrangulise tehnoloogia keskmes on, nagu te ilmselt arvasite, tehisintellekt. Swarmeri tarkvara võimaldab droonide rühmal tegutseda ühtse parvena. Tavalistel missioonidel määrab operaator sihtala, näiteks vaenlase kaeviku, pärast mida võtab juhtimise üle tehisintellekt. Nii toimib tavaline Swarmeri tarkvaraga ründemissioon. Parves tegutseb 3-8 drooni. Esimene luuredroon kaardistab inimeste poolt valitud sihtmärgini optimaalse tee.
Kaasa lendavad löögidrooni, mis on lõhkeainetega laetud, järgivad selle eeskuju. Uuendus seisneb selles, et löögidroonid määravad ise oma rünnaku ajastuse ja järjestuse, suurendades tõhusust ilma operaatori otsese juhendamiseta lõppfaasis. Need on autonoomsed droonirünnakud, kus inimene ei sekku. 2025 aasta septembris teatas Wall Street Journal, et Ukraina droonide selline kasutamine oli esimene teadaolev autonoomse parvtehnoloogia regulaarne kasutamine lahingutegevuses, asetades Ukraina sõjatehnoloogia murrangulise muutuse esirinda. Autonoomsed drooniparved polnud enam teooria. Üks Ukraina üksus oli neid edukalt kasutanud juba üle 100 korra. Artiklis öeldi, et kuigi praegu kasutatakse tavaliselt 3-8 drooniga parvi, on tehnoloogiat edukalt katsetatud kuni 25 drooniga, kuid see pole veel kõik. Swarmer valmistus katsetusteks, milles osaleks muljetavaldav 100 drooniga parv. Kuulduste järgi parvede suurus lahinguväljal kasvab tõesti. Nutikast tehnoloogiast miiniväljade kaugpaigaldamiseks on saanud murranguline lahinguvälja relv. Tänu nendele edusammudele ja kaugmaa rünnakutele pälvib Swarmer nüüd kogu maailmas suurt tähelepanu. 2025 aasta septembris teatas ettevõtte $15 miljoni suurusest A-seeria investeerimisvoorust, mis on suurim Ukraina kaitsetehnoloogia ettevõttesse alates sõja algust. Vooru juhtis USA riskikapitalifond Broadband Capital Investments, osalesid ka RGAI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital ja Network VC. Meie tarkvara on end tõestanud reaalses lahingutegevuses 10 000 missioonidel, ütles ettevõtte Swarmer asutaja ja tegevjuht Serhi Kuprienko. See rahastus võimaldab laiendada tegevust ja pakkuda täiustatud sülemi võimekust igale mehitamata sõidukile Ukrainas ja NATO-ga seotud riikides. Lääne demokraatiad peaksid suutma kasutusele võtta nii palju droone ja roboteid, kui nad suudavad toota, ilma et neid piiraks väljaõppinud pilootide arv. Siis 2026 aasta veebruaris selgus, et Erik Prince nimetati Swarma mittetäitev juhiks ehk nõukogu esimeheks. Prince on vastuoluline palgasõduri firma, endise Blackwateri, praegu Academy asutaja ja tuntud nimi USA magaringkondades. Tulevastele investoritele teatas ta, et Swarma platvormi on Ukrainas alates 2024 aasta aprillist kasutatud üle 100 000 pärismaailma missiooni ja lahinguolukorras. See annab sisendi tarkvarale ja seda toetavatele masinõppemudelitele. Swarma veebisaidi andmetel on süsteem alates 2023. aastast osalenud 86 000 lahingmissioonis, mille kõik andmed on talletatud ja töödeldud, mis on vähem kui 100 000, mida Prince väitis. Seda süsteemi kasutab umbes 42 Ukraina relvajõudude üksust ja päevas toimub üle 300 lahingmissiooni. Selle süsteemi ilu seisneb mitmekülgsuses. Seda saab kasutada nii-öelda tulerünnakuteks, nagu Swarmer seda nimetab, kus sihtmärgile lähenemine toimub autonoomselt, kuid tegeliku tulistamise viib läbi inimoperaator. Seda saab kasutada otsingu- ja tabamisoperatsioonidel, kus luure ja rünnak on autonoomsed, kuid enne tulistamist on vaja operaatori kinnitust. Swarmeri süsteem sobib ka droonitõrjeoperatsioonideks, kus autonoomsed drooniparved jälitavad ja hävitavad vaenulikke droone. Operaatorid saavad lõpuks kasutada täiesti autonoomseid luure- ja rünnakuoperatsioone, mida Swarmer nimetab killboxiks. See termin on kohandatud USA sõjaväe killboxi kontseptsioonist. USA sõjaväe terminoloogias on killbox 3-mõõtmeline ala, mis aitab hõlbustada ülistule integreerimist. Ametliku dokumentatsiooni järgi võimaldab killbox maismaa sihtmärke surmavalt rünnata ilma määrava ülema koordineerimiseta ja rünnaku juhtimiseta. Killboxi kasutamisel õhk-maa ja maa-maa kaudtule ühendamiseks kehtestatakse sellele piirangud. Eesmärk on toetust tagada paindlikult, vähendades koordineerimise vajadust ja vältides omatule-juhtumeid. Swarmeri täielikult autonoomne killboxi funktsionaalsus näib kindlasti kõik need nõuded täitvat. Swarmeri tehnoloogiat kasutatakse lisaks õhudroonide parvedele, kuhu kuuluvad nii tiibadega kui 4-rootoriga droonid, ka maismaa- ja mereväedroonidel. Swarmeri missioonide taktikad ja asukohad on salastatud, kuid Vene raportid annavad aimu. Üks Vene luuresõdur kirjeldas Ukraina vägede poolt Krasnoi Limani suunal kasutatud drooniparve taktikat.
Ta avaldas, et korraga lastakse välja mitu kamikaatse drooni, mis lendavad madalal kõrgusel ja on ühendatud fiiberoptilise kaabliga, nii et jalavägi ei kuule neid. Pärast sihtmärgi avastamist jagunevad droonid laiali. Üks liigub ringiga, et rünnata tagantpoolt, samal ajal kui teine ründab otse vastu üksuse liikumist. Teadaolevalt kasutavad parvena lendavaid droone rakendavad üksused tõhususe suurendamiseks uut taktikat – vaikseid droone. Veebruaris teatas Zaporižžja oblasti okupeeritud osi esindav Vene senaator Dmitri Rogozin, et Ukraina kamikaatse drooni operaatorid lülitavad lõppfaasis mootori välja, nii et droon liugleb vaikselt sihtmärgi poole. Ta kirjutas Telegramis, et eesmärk on võtta Vene kuulipildujatega õhutõrjemeeskondadelt võimalus reageerida drooni helile õigel ajal. Rogozin väidab, et uutel taktikatel on olnud piiratud mõju. Kuigi need uued taktikad näivad olevat midagi uut, saavad Vene väed tema sõnul siiski hakkama. Et need hävitada, jättes üldise olukorra muutumatuks. Kuid tõendid põleva Vene taristu kohta viitavad tugevalt vastupidisele. Seda teemegi sõjasaates. Uurime põhjalikumalt, et paljastada pealkirjade taga olevad lood. Telli kanal, et saada värskeimaid uudiseid ja analüüse Ukraina, Lähis-Ida ja teiste lahinguväljade kohta. Ukraina uute droonitaktikate põhjustatud veretöö on alates 10. veebruarist kiirenenud. 11. veebruaril põles Ukraina rünnakus Volgogradi Lukoili naftatehas. 17. veebruaril hävitati öösel vähemalt 2 Krasnodari naftahoidla reservuaari. 22. veebruaril hävitati öö jooksul toornafta pumpamisjaam Tatarstanis. 25. veebruaril süüdati Smolenski keemiatehas. Satelliidipildid näitasid hiljem, et see oli maani põlenud. Ukraina droonid ründasid järgmisel õhtul Tulla piirkonda, ühte Venemaa peamistest relvatootmispiirkondadest, sihtides õhutõrjet. Samas piirkonnas toimus 1. märtsil taasrünnak, mis oli osa ühest seni kõige ulatuslikumast ja tõhusamast Ukraina rünnakust. Jaanuarist alates on Ukraina droonirünnakud keskendunud Edela-Venemaale ja Krimmi. Väiksemad õhurünnakud on suundunud sügavamale Lääne-Venemaale ja aeg-ajalt jõudnud kaugete sihtmärkideni Uurali mägedes ja Kaspia merel. 1. märtsi rünnakud järgnesid samale mustrile. Ukraina õhuoperatsioonid keskendusid öösel Krimmile ja Musta mere rannikule Venemaal. Samal ajal algas teine rünnak Tula linnas, mis on umbes 350 kilomeetrit kaugusel. Ukraina sõjaliste allikate järgi tabasid ründedroonid Venemaa 92N6A radarisüsteemi Sinovaja Gorrakila lähedal ja muutsid selle töövõimetuks. See radar on Venemaa S-400 õhutõrjesüsteemi oluline sensor, mis aitab jälgida ja sihtida Ukraina droone ja rakette. Radaril oli veel mitmeid kõrge väärtusega sihtmärke. Ukraina ründedroonid süütasid naftarafineerimistehase ja tabasid õhutõrjerajatisi Novorossijskis mitmest suunast korraldatud rünnakus. See on sadam, kuhu Venemaa Musta mere laevastik põgenes pärast Ukraina rünnakuid nende baasile Krimmis 2022 ja 2023 aastal. Kõige rohkem plahvatusi toimus Šeškarisi naftaterminali lähedal, mis on üks Venemaa suurimaid nafta ja naftatoodete ümberlaadimiskeskusi. Vähemalt 11 kamikaatse drooni ründasid terminali, mille järel ilmus interneti pilte plahvatustest ja 3 suurest tulekahjust. Šeškarisi terminal töötas vaid paar kuud pärast novembris toimunud Ukraina rünnakut ja sellele järgnenud remonti. See polnud ainus sihtmärk piirkonnas, mida Ukraina droonid tol leegitseval ööl tabasid. Novorossijskis tabati ka sõjalaevu, naftatankereid, naftalaadimisrajatisi ja õhutõrjepaigaldisi. Venemaa Krasnodari kuberner Venjamin Kondratjev ütles järgmisel hommikul kohalikele meediale, et Ukraina massiivne rünnak oli seni Novorossijski tugevaim löök. Ta kuulutas välja eriolukorra ning teised Vene võimud väitsid hiljem, et 5 inimest sai langevate rusude tõttu vigastada. Linnas sai kahjustada 20 hoonet ja 17 elumaja ja lasteaed. Vene võimud tunnistavad harva Ukraina rünnakutest tingitud kahjusid, mis näitab, et üha rohkem droone läbib nende õhutõrje. See tuleneb ka Ukraina uuest taktikast. Õhutõrje hävitamine katvuse lünkade loomiseks enne põhilööke. 25. veebruaril enne rünnakuid Krimmi, Smolenski ja Tula vastu avaldasid Ukraina erioperatsioonide väed ehk SSO oma rünnakupildid ja videod. Droonid tabasid Vene S-400 Triumf laskeseadet, 92 N6E tulejuhtimisradarit ja Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi.
enamik videomaterjalist geolokeeriti Krimmis Simferopoli lähistel asuvasse külla. 2 päeva hiljem avaldas Ukraina mehitamata süsteemide vägi USF avalduse ja video oma droonidest. Nad tabasid Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi, mis oli maha jäetud terasetehases okupeeritud Donetski oblastis Mariupolis. Need löögid tekitasid Vene õhutõrjes lünki, kust ründedroonid märkamatult läbi pääsesid ja võimaldasid järgmisi rünnakuid. Õhusõja jälgimisplatvormi Krimski Vita andmetel lendasid 1. märtsi mitmesuunalised rünnakud marsruudil, mis vältis Vene õhutõrjet. Lõuna-Ukrainas startinud droonid lendasid 200 kilomeetri üle Musta mere lõunaosa, pöörasid siis itta, möödudes Krimmist ja sealsetest Vene õhutõrjesüsteemidest või sellest, mis neist alles oli. S-400 on Venemaa tipptasemel õhutõrjesüsteem, mis hävitab sihtmärke kuni 400 kilomeetrit kaugusel raskete rakettidega. Pantsir-süsteemil on automaatkahurid, kerged raketid ja kiired radarid ning see on mõeldud droonide avastamiseks ja allatulistamiseks. Ilma radarita on mõlemad süsteemid pimedad ja sihtmärkide tabamiseks kasutud. 1. märtsi operatsiooni käigus tabati veel õhutõrjevahendeid, avades tee edasistele rünnakutele nüüdseks avatud õhuruumis. Veebilehe Ukraina Forum andmetel tabasid Ukraina droonid Novorossiyski lähedal S-300 PMU-2 favoriti radariseadet, mis on veel üks Venemaa sageli kasutatav õhutõrjesüsteem. Samuti tabati veel üht Pantsiri-süsteemi, mis oli paigutatud linna sadamat droonide eest kaitsma. Löögid andsid kiiresti tulemusi. 10. märtsil ründasid Ukraina väed Bryanski Kremnieli kaitsetehast Storm Shadow või Scalp EG rakettidega. Tehase väidetavalt varustab Venemaa riikliku kaitsekontserni Ulmasunte, mis toodab õhutõrjesüsteeme. See varustab ka riigile kuuluvat Tactical Missiles Corporationi, mis toodab KH-59, KH-69, KH-101 ja KH-55 tiibrakette Ukraina ründamiseks. See toodab komponente Venemaa strateegilisse tuumarelvastusse, mis võib Venemaa doktriini järgi suurendada tuumareaktsiooni riski. See oli 6. rünnak tehasele alates 2022 aastast ja toimus päeval, kui tehas oli töötajaid täis. Teatati suurtest tulekahjudest ja plahvatustest ning Vene võimud teatasid hiljem, et 7 tsiviilisikut hukkus ja veel 42 sai vigastada. Moskva nimetas rünnakut tsiviilisikute vastu suunatud terrorirünnakuks, kritiseeris Suurbritanniat ja Prantsusmaad rakettide tarnimise eest ning süüdistas rahvusvahelise õiguse rikkumises. 11. märtsi õhtul tabas Ukraina droonirünnak Kuboševi Azoti keemiatehast Tuljuti Samara oblastis, üht juhtivat kaprolaktaami ja lämmastikväetiste tootjat. Samal ööl ründasid Ukraina väed väidetavalt ka Metrofaxi keemiatehast Permi piirkonnas, mida kinnitas kuberner Dmitri Mahhonin. Rünnakud said tõenäoliselt võimalikuks, kuna teel sihtmärkideni asunud õhutõrje oli varem hävitatud. 9. märtsil hävitasid Ukraina ründajad Jevpatorias mitu radariseadet, sealhulgas Oberona 14 ja Nebo U radareid. Sarnane juhtum kordus 3 päeva hiljem. Ukraina väed hävitasid Vinorudni lähedal okupeeritud alal Sopka 2 ja 48 IA6K1 Hodljot radarijaamad. Hiljem õhtul, kui õhutõrje oli osaliselt pimestatud, ründas SSO Tiholretski naftapumpamisjaama Krasnodari krais, põhjustades suure tulekahju Venemaa lõunaosa olulises naftasõlmes ja häirides kütuselogistikat. Otsesed tõendid puuduvad, et ükski mainitud rünnak oleks sooritatud Svormeri või autonoomse drooniparvega. Kuid suurenenud rünnakute arv ja kasvavad tõendid Ukraina laialdase autonoomsete drooniparvede kasutamise kohta ei ole tõenäoliselt täiesti juhuslikud. Ukraina kasuks töötavad nüüd uued tehnoloogiad, taktikad ja rohkem droone. Alles hiljem selgub, kui palju nad Vene sõjamasinale kahju teevad. Hoiame sündmustel silma peal, telli kanal, et midagi maha ei magaks. Ukraina on ka leidnud viisi kõigi Vene droonide varastamiseks. Vaata videot, et teada saada, kuidas see toimub.